Tšau sõber, mina olen Loolale Anna ja täna ma tulin hambaarst juurde hammaste kontrolli. Mina käin hambaarsti juures 2 korda aastas, isegi siis, kui mul ei ole ühtegi muret. Nii ma saan olla kindel, et mu hambad on korras. Ja nüüd ma istun ja ootan hambaarsti kutsat. Ta kohe varsti tuleb. Loolale Anna. Tere! Võib tulla edasi. Aitäh! Nii, Anna, sina võid võtta kohe siia tooli istet. Aitäh! Nii, kas sul on midagi kurta ka? Ei ole. Minule endale tundub, et mul hammastega on kõik korras. Mulle väga meeldib käia hambaarsti Kuna juures. sa viimati käisid hambaarsti juures? Ma käisin viimati hambaarsti juures täpselt 6 kuud tagasi. Väga hästi. Iga inimene kord aastas vähemalt peaks hambaarsti juures käima. Aga mõnikord hambaarst kutsub tihemini ka, nii et poole aasta tagant on väga hea. Aga ma annaksin sulle siis kohe kaitseprillid. Sa võid need endale ise pähe panna. See on selle jaoks, et esiteks meil on siin hästi ere valgus, sest kui me suhu tahame vaadata, siis suus on hästi pime ja meil on valgus nagu päike siin. Ja mõnikord meil pritsib natukene vett ka, et siis me ei pritsi sulle vett silma. Sa võid nüüd toetada peas ja vastu, meil on siin nagu väike padi. Nii, ja meil on selline vahva tool, mis hakkab liikuma. See läheb täitsa voodiks. Ossa! Nii mõnus! Nii, ma panen endale ka maski ette ja kindad kätte, et ma oma pisikuid sulle ei annaks. Ja mina samamoodi pean endale kaitseprillid panema, et iseenda silmi kaitsta. Mul on siin assistent Keiu ka, kes meil on abiks. Tere! Ja saame hakata sinu hambaid üle vaatama. Ma sätin valguse ilusti sinu suu peale. Nii, ja siis meil on selline pisikene peegel, millega me hambaid piilume. Mõned hambad on sul hästi tagapeidus, siis selle väikse peegliga mul on hea vaadata. Ja ma teeks sulle hammastele natukene tuult ka. Ma näitan sulle kõigepealt käe peale äkki. See natuke niimoodi kõditab. Tuul! Ja hammastele teeme samamoodi natuke kõdi, sellepärast, et kui hammas on suus süljega koos, siis ta on väga läikiv ja siis mul on ta hästi halb vaadata. Aga kuiva hammast on väga hea vaadata. Teeme hambad ilusti kuivaks ja siis ma peegliga piilun. Siis me alati loeme kokku, mitu hammast on suus. Vaatame, kas on täpselt nii palju, kui peab. Sul on väga ilusad terved hambad. Ma teeks neile väikese hambapesu. Mul on siin nagu väike elektriline hambaharjaka. Ma näitan sulle kohe, kuidas see töötab. Panen selle harjaka siis masina otsa. See on peaaegu samasugune nagu kodune elektrine hambahari, sest meil ta on siin masina küljes. Ta hakkab niimoodi tasakesi keerlema. Ma saan nii ka teha, et ta pritsiks hästi palju vett. Aga me võime teha alguses ka ilma veeta, siis ei pritsi nii palju sulle. Ja ma panen siia natuke peale sellist roosat pastat ja me kõditame igat hammast natukene ja pärast seda ma tahaks selle pasta sult hammast pealt ära pesta. Muidu sa lähed siit roosade hammastega ära. Meil on siin nagu väikesed tolmuimejad. Vaata nagu väikene kõrrekene, me saame selle topsi sees näidata, kuidas ta vee enda sisse tõmbab. Need on täpselt nagu väikesed tolmuimejad, natukene kõditavad suus. Me võime natukene proovida sul siia keele juures selle torukesega. Natukene kõditab. Nii, ja vaata, siis ma võtangi selle väikse harjakese, ma panen siia pastat peale. Roosa hambapasta. Ja siis ma iga hamba pealt natukene kõditan. Nii, ja nüüd ma pesen selle pasta sul kõik hammast pealt ära. Tuleme selle väikese tolmuimejaga. Mina pritsin natukene vett. Ja see tolmuimejaga tõmbab kõik selle vee sul siit suust ära. See on täiesti tavaline puhas vesi, seda võiks alla ka neelata, aga seda on liiga palju. Ei jõua kõike alla neelata, siis me tõmbame enamus veest sinna toru sisse ära. Nii, nüüd sa võid neelata ära.
Ja ma tunnen, et hambad on nüüd eriti puhtad. Nüüd me olemegi saanud kõik sinu hambad üle vaadata, kokku lugeda ja saamegi su püsti lasta. Ma võtan sul selle põllekese jälle eest ära ja kohe tool sõidab ise püsti. Sa võid siin rahulikult veel pikutada. Nii. Võtame sul prillid ka ära. Kas sa kodus oled tubli hambapesija? Mul endale tundub, et ma pesen hambaid päris hästi. Kas sa pesed ilusti 2 korda päevas, hommikul ja õhtul? Ma pesen hambaid 2 korda päevas, 2 minutit. Väga hästi. Ja õhtul, pärast õhtust hambapesu on hästi oluline, et me rohkem mitte midagi ei sööks. Kui hambad on õhtul puhtaks pestud, siis me võime juua ainult täiesti tavalist vett. Ilma maitseta, ilma gaasita, täiesti tavalist puhast vett. See ei tee kunagi hammastele halba. Liina, aga mis teeb hambaid eriti õnnelikuks? Hambaid teeb õnnelikuks see, kui me nendest hästi hoolitsema. Ja kuidas me seda teha saame? Esiteks, me peseme neid hästi ilusti ja lasteaialastel kindlasti peaks ema või isa aitama hambad üle pesta, sest võib-olla neil võib mõni hammas jääda tähelepanuta, jääb mustus sinna peale ja siis pisikud hakkavad kohe seal hamba juures pahandust tegema. Et see, et hambad hästi ilusti puhtaks saaksid, on väga oluline ja siin saavad väikestel lastel ema ja isa abiks olla. Teine asi, mis hammastele väga meeldib, on see, kui me neid söömise pideva näksimisega liialt ära ei väsita. Et kui me kogu aeg midagi näksime, siis hambad ei saa üldse puhata ja siis tulevad hambaaugud palju-palju kergemini. Kõige parem on nii, et me sööme kõhu korralikult täis, joome sinna kõrvale piima, võib-olla mõnikord mahla, võib-olla sööme isegi väikse magustoidu ja siis laseme hammastel lausa 3 tundi puhata nii, et me mitte midagi vahepeal ei söö. Võime juua ainult nii, nagu ma sulle ütlesin, tavalist puhast, ilma gaasita, ilma maitseta vett. Vot, hammastel on vaja lasta puhata. Liina, aga millal võiks esimest korda hambaarsti juurde minna? Mis vanuses? Lapsega võiks hambaarsti juures olla esimest korda ära käinud enne, kui ta saab 3-aastaseks. Aga kindlasti on oluline, et lapsevanem oma lapsele regulaarselt ilusti vahepeal sinna suhu piiluks. Ja kui ta näeb seal mõnda kahtlast täpikest, midagi, mida seal varem olnud ei ole, märkab midagi uut, siis kindlasti tuleb kohe pöörduda. Liina, aga kes see on? See on meie tiiger Villu. Oi, Villu! Meil on üks krokodill Villi. Vaata, kui suured hambad tal on. Kas Villule meeldib hambaid pesta? Jaa, tema peal on väga hea näidata, kuidas hambaid pesta tuleb. Hambaharju võiks käes hoida nagu pliiatsid. Siis ei suru liiga kõvasti. Kui me liiga kõvasti hambaid harjame, siis me kulutame hambaid liiga palju ära ja see hammastele ei meeldi. Kui me hambaid peseme, siis hästi oluline on, et igemääred natuke hoiame hambaharja niimoodi viltu, et igemääred saaksid väga ilusti puhtaks. Sellise pisikeste liigutustega tuleb jõuda iga hambani, sest vaata, mõned hambad on siin nii taga ja sa pead selle kõige viimase hambani ka kenasti jõudma ja mustuse ja pisikud sealt maha pesema. Ülevalt ja alt samamoodi. Siit eest vaata, võib isegi hambaharju niimoodi hoida ja siis jälle siia tahapoole liikuda. Ja kõik hambapinnad, sest vaata, hammastel on siin pinnad, siin peal pinnad, igalt poolt peab hammas ilusti puhtaks saama. Kas mõnikord võib juhtuda, et sa ei ole päris kindel, kas hammas sai ilusti puhtaks? Ja vahel on nii, et kui keelega katsud hambaid ja siis ma tunnen, et ei ole sile. Jaa, aga tegelikult on meil olemas sellised vahvad värvilised tabletikesed. Sa pesed hambad puhtaks, siis närid ühe sellise tabletikese ära, sülitad selle välja, luputad suu ära ja siis ta määrib kõik kohad, mis sul on natukene halvasti pestud, värvib ära ja siis sul on hea näha, millises kohtades sa pead hoolsam olema. Siis võtad hambaharja uuesti kätte ja pesed kõik need kohad üle. Oi, see on küll hea mõte. Nii saab ju kontrollida, kui hästi me hambaid peseme. Aga kust selliseid tablette või suuluputusvedelikku saab? Neid tablette ja suuluputusvedelikku saab osta apteegist. Liina, aitäh, et sa vaatasid üle minu hambad ja puhastasid nad kenasti ära ja suur aitäh, et sa rääkisid, mis teeb hambaid päriselt õnnelikuks. Kui sul kodus veel mõni küsimus tekib ja sa kohe hambaarsti käest küsida ei saa, siis mine veebilehele www.suukool.ee ja sealt leiad väga palju kasulikku infot. Liina, suur aitäh sulle! Kohtumiseni! Tule poole aasta pärast jälle! Ja, näeme! Head aega!
hurraa, minul on hambaarsti juures käidud ja hambad on korras. Millal sina viimati hambaarsti juures käisid? See on sinu meeldetuletus. Mine nüüd hambaarsti juurde. Tšau! Selleks, et sinu hambad oleksid õnnelikud, toitu tervislikult. Joo puhast vett. Lase hammastel puhata toidukordade vahel 3 tundi. Pese hambaid 2 korda päevas 2 minutit ja külasta hambaarsti vähemalt korra aastas.